No tere kõigile minu kanali jälgijatele, kuulajatele, vaatajatele. Ehm, Pikka aega pole midagi tulnud ja pole midagi olnud. Ja oli jah kerge pikk paus ja põhjuseid selleks on mitmeid. Küll on kuumalained, küll on omal mingisugused luululained peas ja šokiteraapiad ja mis iganes. Aga täna on natukene jahedam ilm. Õnneks pärast 5. kuuma lainet siin on meil ka nüüd natukene vihma. Öösel tuli, päeval on siin küll vahelduva eduga nii ja naa, aga täna on olnud natukene vihmane ilm ja siis mõtlesin, et kuna üks tähtis tähtpäev on tulemas paari päeva pärast, et siis mul on üks lugu, mida ma olen mõelnud mitu korda, et peaks ära rääkima, siis ma arvan, et praegu on see õige koht ja õige aeg võib-olla selle ärarääkimiseks ja see läheb siis nagu jutukatesse kirja Eesti lipp. Et siin taustaks on mul küll jah üks Eesti lipp, mis on mul küll siit ostetud, aga 35. taasiseseisvumine, 35. aastapäev. Kui ma meenutan tagasi seda aega, siis ma olin oma abikaasa ja äiaga tol ajal, kui teletorni vallutamised ja kõik, mis olid, kui tankid olid tänavatel maikuuses, olime meie Ameerikas. Ja uudised jõudsid muidugi meieni ka. Ja meile muidugi pakuti välja, et kuulge, teil on seal selline kahtlane olukord, eks ole, et äkki te ei lähe tagasi, et äkki jääte siia, on ju, et kes teab, äkki tuleb sõda või mis teil seal tuleb, et äkki jääte siia. Aga meil ei tulnud hetkekski pähe sihukest mõtet, et me jääksime Ameerikasse. Äiapapa ütles niimoodi, et mina lähen igal juhul tagasi, tehke teie, mis tahate. Aga meil ei olnud ka mingit sihukest mõtetki, nagu ma ütlesin, et sinna jääda. Millegipärast see Ameerika ei tõmmanud meid, ei tõmba siiamaani. Ega see Inglismaa pole mind ka kunagi tõmmanud, aga siin ma nüüd olen, eks ole. Aga me tulime igal juhul tagasi Eestisse juuni alguses, juuni esimestel päevadel. Ja taasiseseisvumine siis kuulutati välja augustis. Mis siis vaja oli? Kui on jälle Eesti Vabariik, siis on jälle lippu vaja. Aga oh häda, poes ju ei müüdud. Laualippe vist küll oli juba tol ajal. Üksikuid ja kuskilt ikka oli saada, aga sellist lippu, mida Vardasse tõmmata, vot sellist lippu nagu ei olnud saada tol ajal veel. Vähemalt võib-olla Tallinnas oli, aga Jõgeval küll mitte. Ja kui seda kõige suurem, see läbi kõige lähem, õmbleja nagu ma olen, eks ole, mul oli musta kangost, mul oli valget kangost, aga mida polnud, oli sinine. Ja sihukest sinist värvi, kuskilt ei olnud saada, aga me tahtsime kangost ikkagi lipu Vardasse panna, on ju. Ja siis ütles minu abikaasa niimoodi, et aga mul on töö juures üks eelmisest juhatajast jäänud üks triiksärk, mis on seda värvi, sinist värvi, Eesti lipu sinist värvi. Et kuna see ei olnud tal kodusest garderoobist, siis kui ta ära läks, ta seda särki koju kaasa ei viinud. Ja see vedeleb seal siiamaani seal kapis, et ma toon koju, et vaata, kas sa saad sellest midagi teha. No ja oli ta tõepoolest Eesti sinise lipu värvi ja mis ma tegin? Ma kasutasin seda särki ja ma õmblesin sellest kokku sinimustvalge lipu esimese, mida me saime siis Vardasse tõmmata. Kuna see ei olnud ju puhtast kangost, eks ole, siis must ja valge olid küll nagu ühes tükis, aga sinine oli siis nagu kokku lapitud ja ta oli siis nagu mul topeltlipp nagu kahekordne, eks ole. Et need õmblused ei jääks nagu narmendama, et need jääksid nagu siis sisse, siis ma tegin, ta ei olnud küll päris originaalmõõdus nagu olema peab, sest
see meeste särk ei ole ju, see oli kaunis suur mees, kaunis suur number, aga ta ei ole ju ikkagi nii suur, et sa saad sealt korraliku mõõdu välja võtta. No igal juhul sai see esimene lipp siis mul tehtud niimoodi, et mustvalge kangast ja sinine siis ühe endise bossi triiksärgist kokku õmmeldud. Ja mul on kahju, et ma seda lippu kaasa ei võtnud siia Inglismaale, sest mul ei tulnud nagu selles mõttes, ei tulnud nagu päegi seda. Ja mul jäi see sinna Jõgeva majja, mis ma seal maha müüsin ja kust ma lahkusin. Ma ei oska öelda, kas see lipp seal alles on või ei, aga oleks võinud ju kaasa võtta nagu ajaloo säilitamiseks, aga jah, mul tol ajal ei olnud sihukest mõtet, et igasugused muud mõtted, kolimine ja riigivahetus, ega see ei olnud nali, et sihukene asi, et vot selline lugu oli siis minul esimese Eesti lipuga, minu kogemus esimese Eesti lipuga. Ja kuidas see lipp siis nagu meile, hiljem me ostsime muidugi poest, kui juba poodi tuli müügile, siis me ostsime poest, aga esimestel kordadel, kuni meil poest ei õnnestunud osta, oli meil ikkagi siis Vardas see lipp. Selle Eesti lipu pärast on üks minu lellepoeg istunud ka vangis, sest see oli veel Vene ajal, kui tema Rakveres tõmbas vabariigi aastapäeval kusagile masti või kuskil oli tõmmanud ülesse sinimustvalge lipu ja selle eest mõisteti ta 1,5 aastaks vangi. Nii et ka nii on juhtunud, eks ole. Minu isa saadeti ka vangilaagrisse, sest ta ei läinud Vene armeesse, oli eestimeelne ja me oleme nagu suuresti meie ikkagi olnud seda eestimeelsust. Ja miks mul on ka selline nimi nüüd tagasi võetud, see Eiser, sest see ongi meie õige eestiaegne nimi on ju ja originaalne nimi, et venelased venestasid selle ära Eistreks. Aga ma võtsin nüüd siin endale tagasi selle õige originaalse nime. Et üks sugulastest ma tean, üks sugulastest Mustvee kandis mingil moel õnnestus temal säilitada ka see Eiseri nimi. Aga ülejäänud on kõik nagu Eistrid olnud. Et kui palju siis praegusel ajal see lipp, seda Eesti lippu väärtustatakse, kui palju siis ma mäletan, kui meil oli veel Vene aeg ja Sofoos oli, Vene lipud pidid olema, meil oli maja värvimine ja meil oli olnud mitte seda lipuvarrast muru peale, vaid oli maja küljes ja maja värvimine oli ja isa võttis selle raudteesepa tehtud lipuvarda sealt maha, et see ei saaks nagu maja värviga kokku. Ja seetõttu meil oli, kas see oli võidupüha või mingi sihukene mai alguses oli ja Sovoosi direktor sõitis autoga ringi ja vaatas, kas ikka lipud on väljas. Meil muidugi ei olnud lippu väljas. Mõneti võib-olla nagu jonni pärast ka, eks ole, mõneti võib-olla häda pärast, sest maja värvimine oli nii nagu põhjus, see oli nagu põhjuseks toodud. Ja siis direktor pidas autoga tänava peal kinni ja hõikas isale, et Jakub, lipp peab väljas olema. Isa ütles, et mul on maja värvimine, ma ei saa nii enam. Lipp peab väljas olema. Isa ütles, et ma ei saa, mind ei huvita, lipp peab väljas olema. Ega ta ei pannud seda lippu välja. Aga kui palju siis praegu käiakse ja kontrollitakse või kui paljud siis ikkagi panevad selle lipu endale pühade puhul või kui on lipupäevad, kui paljud siis ikkagi pannakse välja? Ma arvan, et mõned, võib-olla suur osa siiski paneb, aga on ka neid, kes ei pane lihtsalt, kas ei viitsi või ei taha või ei pea seda tähtsaks. Et nüüd sihukest kontrolli nagu ei ole, et käiakse ja kontrollitakse, kas sul ikka lipp väljas on. Tegelikult ei peagi, et eks see ole nagu rohkem nagu siin. See tunnetus, et kas ma väärtustan seda lippu või ma ei väärtusta seda lippu, kas ma väärtustan teda nii palju, et ma panen ta pühadeks välja. Mina ostsin endale siin ka lipuvarda ja olen seda ikkagi pannud pühade puhul välja. Kui läks lahti Ukraina sõda,
siis ma nüüd paar aastat ei pannud teda vabariigi aastapäeval ja jaanipäeval välja, sest meil on siin tänaval oma venelane, kes käib siin nurgapealses baaris, ma olen näinud, käib mingite mustades ülikondades härradega kohtumas, mustade limusiinidega. Et tea seda meelsust ja see kant on siin viimasel ajal selline, et siin on igasuguseid asju, palju uusi inimesi on tulnud siia piirkonda ja ma nagu sellepärast, hingest oleks ma tahtnud ikkagi panna seda lippu välja, aga ma mõtlesin, et ma ei taha provotseerida, et ma ei tea ju uued inimesed, mismoodi nemad asjasse suhtuvad, et vanad olijad, nemad juba nagu teavad. Aga sel aastal ma ikkagi panin jälle uuesti selle lipu välja ja võtsin kogu oma julguse kokku, mis saab. ja panen selle lipu välja nüüd ka neljapäeval. Aga jah, kui ma nüüd mõtlen sellesse, et iseseisvust 35 aastat, see tundub ühtpidi, see oli justkui alles. Aga kui neid numbreid vaadata, siis tundub, et see oli ikkagi väga ammu. Aga aeg on kuidagi väga kiiresti läinud, et sai muidugi käidud ka Balti ketis, osaletud ka selles ürituses. Ma arvan, et ma ei pea kuulutama oma usku ja oma uskumusi, ma ei pea ju avalikult kuulutama, eks ole. Aga maha salatama seda ka ei saa ja ma ei saa lasta kellelgi endale peale sundida, et nüüd sa pead seda või teist või kolmandat, ma ei pea. Kui ma tunnen, et see ei ole minu jaoks õigest, ma ei pea. Ma olen nüüd juba peaaegu 16 aastat siin Inglismaal olnud. Ma olen jälginud seda, mis Eestis toimub. Ega ma ei tulnud sealt kergesüdamega ära ja ma olen korduvalt mõelnud, et äkki oleks aeg tagasi minna, aga kui ma vaatan neid uudiseid, mis seal toimuvad, kui ma vaatan, kuivõrd labaseks on muutunud meie parlament, 101 nägu istuvad seal. Ja kui tihti nad siis seal ikka kõik kohal on? Ma leian, et see parlamenti koosseisu tuleks vähendada. Nii väike Eesti riik, nagu meil on, ei pea olema 101 parlamendiliiget või Riigikogu liiget. Et jah, mul on nüüd juba sassis see parlament ja Riigikogu, et siin on parlament, aga Eestis on ikkagi Riigikogu. Et see Riigikogu saalis, see, mis toimub, kui ma ikkagi vahel vaatan, siis masendus tuleb peale. See keelekasutus, mis seal on, see on niivõrd labaseks läinud. Et just kui ei oleks ma hiljaaegu otsisin välja, et tegelikult on olemas veel eetikakoodeks, kehtib, seda ei olnud veel tühistatud. Aga see ei ole oluline, eks ole. Kõik tehakse suvaliselt. Presidendi valimised on käimas, ma oleksin väga üllatunud, kui see president ära valitakse esimeses voorus, tähendab parlamendis, Riigikogu poolt, et ta ei lähe nende valijameeste kätte. Et tegelikult jah, peaks presidenti valima rahvas. Aga ma julgen Riigikogus kahelda, sest need 101 nägu, kes nüüd 62 häält saadi kokku, et see presidendikandidaat, kes 2. septembril seal valima hakatakse, et ta valituks saab, need on poliitilised mängud, et seal ma julgen meelde tuletada, et tegelikult on neil Riigikogu liikmetel ju ikkagi rahvas taga ja mitte ei peaks kusagil laua taga keegi kokku leppima, vaid küsige rahva käest. Küsige oma rahva käest, kes teid on valinud, keda te peaksite valima ja kas te peaksite seda kandidaati valima või peaksite kedagi teist ootama. Ja siis juhtubki niimoodi, et pannaksegi mingisugune suvaline kusagilt võõras tädi, kui parlament või see Riigikogu ei ole võimeline seda valima.
et noh, kurb natukene, et need kandidaadid, kes läbi on käinud, noh, mõnede puhul on selline asi, et no kui tema peaks saama presidendiks, siis ma ei mõtle hetkeks ka Eestisse tagasi kolimise peale. Kuigi teatud ringkondades on tal suured, aga palju pooldajaid, aga nad paraku on lasknud ennast petta ilusal ladusal jutul. Ja nad ei näe tegelikkust ja telgitagust. Et see on vana asi ju, et kisakoorid, eks ole, neid pannakse tähele, kui sa oled vaikne ja vagane, aga siis ei pane sind keegi kuskilt tähele. Aga kui sa oskad hästi palju karjuda ja kisada igal pool, ükskõik võimalikes kohtades, eks ole, siis pannakse sind tähele ja kui sa oskad kasutada õigeid sõnu, et sa tead, millega sa oma valijaid nagu endale või noh, neid poolehoidjaid endale leiad, siis no jah, tarkust, see on tarkus omajagu, aga ma ei taha sellel teemal pikemalt peatuda. Et mina olen hoidnud eestlust edasi, nii nagu on minu esivanemad seda hoidnud oma hinges ja ka oma tegudes ning ma soovin igal juhul, et see Eesti Vabariik jääks kestma, et ei tuleks seal, ma ei taha isegi seda sõna suhu võtta, aga loodame siiski parimat ja soovin kõigile eestlastele, ükskõik kus nad on, ükskõik millisesse maailma otsa nad on sattunud või elama läinud või kus nad hetkel ka veebivad ja seda tähtpäeva nagu tähistavad, kui peavad seda tähtsaks, kui ei, noh, igal juhul soovin kõigile ilusat pidupäeva neljapäeval. Hoidke eestlust ja eesti keelt ja eesti meelt, Eesti lippu ja Eesti riiki. Ja palvetagem selle eest, et ta jääks püsima. Ja siinkohal ma lõpetan.